August Kailit on tuntud Eesti novellist ja romaanikirjanik. Ta sündis 9. jaanuaril 1891. aastal Tartu maakonnas Sangaste mõisa lähedal. Isa August oli lätlasest puussepp ja ehitusmeister. Eestlannast ema pärines saksastunud Stambergide perekonnast. Koduseks keeleks oli läti keel, kuid August rääkis vabalt ka eesti, saksa ja vene keelt. Peres oli veel 2 venda ning 2 õde. – 1899. aastal õppis Kailit Valga Läti kihelkonna koolis, seejärel Valga linnakoolis. 1905. aasta sügisel astus ta Tartu linnakooli, kuid lahkus seda lõpetamata 1907. aastal. 1907–1911 elas Kailit Tartus ning haris end ise. Sel ajal tekkis tal ka huvi kirjandusliku ning ajakirjandusliku töö vastu. 1911. aastal asus ta Riiga, kus töötas ajakirjanikuna. Esimese maailmasõja puhkedes sai Kailitist sõjakirjastaja. Ta naases Eestisse ning sõjakirjastaja ning sõjaväeametnikuna võttis ta osa ka vabadussõjast. Peale sõda kohtas ta Henrik Visnapuud. Koos panid nad aluse rühmitusele Siuru. Siuru polnud aga loodud püsima jääma. Tingituna sisemistest pingetest, millele panid aluse Kailiti avaldatud pamflet Sinisest tualetist daam, mis otseselt pilkas Siuru liiget Maria Underit, lagunes rühmitus mõne aasta möödudes. 1920–1922 elas Kailit taas Lätis, kus töötas Riias Eesti saatkonna ajakirjandusatašeena. Aastal 1922–24 elas kirjanik Saksamaal, Prantsusmaal ning ka Itaalias. 1932. aastal sai Kailitist teatri Vanemuise direktor. Samal aastal abiellus ta ka operetinäitlejanna Elvi Vahernanderiga. 1933. aastal sündis nende ainuke laps, tütar Aili. 1934. aastast alates tegutses Kailit Tallinnas vabakutselise kirjanikuna. 1944. aastal põgenes Kailit perega Rootsi, kus leidis pelgupaiga Oreste mõisas. 5. novembril 1960. aastal ta seal ka suri.